Kuidas valmistada koduahjus imemaitsvat pitsat? 1 kilo nisujahu, 650 milliliitrit vett, 1 pakk ujuvpärmi. Ja siis mulle meeldib panna siia 1 lusikatäis mett ka sisse. Valan selle vedeliku siia peale. Work it in. Ja nüüd peame seda taignat sõtkuma 10 minutit vähemalt. Lükkan, tõmban, lükkan, tõmban. Nüüd, kui ma olen teda 10 minutit sõtkunud, lisan 25 grammi õli, sõtkun selle sisse. Atsa! Nüüd lisan 25 grammi soola. Kui soolakristalle pole tunda, on taigen valmis. Siia samma kaussi lihtsalt oliiviõli, ta kinni ei jääks ja põmm, taigen sisse. Nüüd tuleb siis taigen kerkima panna, mida kauem, seda parem. Nii, natukene on aega möödas, vaatame, kuidas meie taigen elab. Apatski! Taigen on mõnusalt kerkinud ja ilusti on gluteen tekkinud. Ma keeran ta natukene vorstikujuliseks rolli. Alguses võtame siit ühe kuuli, kätega parikaid ette, põmm. Põmm, kuniks lõpuks on meil valmis selline imeilus taignakuul. Natukene jahu ahjuplaadi põhja ja viskame need kuulid siia üksteise kõrvale. Rätik peale ja umbes tunniks ajaks veel kerkima. Nüüd, kui kuulid on kerkinud, hakkame pitsat tegema. Paneme nendesse äärtesse siia jahu, teen ääred lahti, laud ka jahuseks, taigen peale ja nüüd vajutama sõrmedega. Ots. Hops peale, ring. Järgmisena parmesan, prosciutto, värske mozzarella, kirstomatit, basiilikut ja mulle meeldib natukene sinihalit juustu panna. Enne ahju panemist panen natukene oliiviõli veel peale. Ja kuidas saada pitsat eriti krõbedaks, on sellise pitsakiviga. Mulle on saatnud Electrolux sellise pitsakivi. See on juba siit poolt päris räpane, sest ma olen seda päris palju kasutanud. Aga see töötab ülihästi koduses majapidamises, kui tahad krõbeda põhjaga pitsat saada. Aitäh Electroluxele pitsaseti ees, see on super äge. Teeme labida jahuseks ja nüüd lihtsalt lohistame selle pitsa siia peale. Kodune ahi maksimum kuumuse peale. Mul on 275, lükkad lihtsalt punni põhja ja lohistame pitsakivile. Pitsa hakkab valmis saama siis, kui ääred lähevad kuldpruuniks. Ops. Ja vaata, oluline on see, et sa võtaksid enne välja, kui see juust jõuab nii ära sulada, et kogu see rasv nagu tuleb välja. Ehk siis sa näed veel neid mozzarella tükikesi ja kuula seda lihtsalt. Riivime peale loomulikult värsket parmesani. Mamma mia. Ta maitseb nagu ehtne Itaalia pitsa ja selle krõbeda serva annabki see pitsa kivi peal küpsetamine. Aga maitseb. Näeme järgmises videos. Tšau!